See on meeldetuletus, et kõikidel ei ole pikk sütik, et mõni inimene, kelle kodu võetakse ära ja likvideeritakse ära, võib reageerida natuke äkilisemalt, et peaks mõtlema, et tegudel on tagajärjed ka. Siin sees on tekst, kus teid arendajaid pandi needuse alla. Inimesed nii Pärnumaal, Põltsamaal, Järvamaal kui ka Lääne-Virumaal on tulnud viimase aasta jooksul korduvalt tänavatele, et öelda, mida nad tuuleparkidest arvavad ja ega nad midagi head ei arva. Kuivõrd inimeste pahameel on suur, on sellest saanud magusrelv poliitikas. Tuuleparkide rajamine on muutunud tänavu valimistel keskseks teemaks ka Vinni vallas ja kohalikud on aetud lausa nii kaugele, et nad on valmis ise kandideerima. Seda selleks, et nende tagahoovi ei tuleks 300-meetriseid tuulikuid. Kristjan Alt on põline Vinni valla elanik. Kuivõrd kohalikus poliitikas on ta kätt proovinud ka varem, ajendasid tänavu teda kandideerima just tuulikud, mis on planeeritud tema koduhoovile. Ma olen taastanud oma vanaema talu ja ma olen 5. põlv selles talus ja kuidagi närb on nagu see, kui meie külast elu ära kaob. Need, kes siia külla tulnud on vabatahtlikult, need on öelnud, et nad kolivad ära. Ma tean, et üks talu on isegi juba endale ostnud teise talu. Vinni vald on tuulepargi arendajatega maadelnud üle aasta ning vaidlus on läbi käinud ka kohtust. Tänavu juulis tühistas kohus nimelt Vinni valla otsuse jätta algatamata detailplaneering, sest tegemist oli nende silmis põhjendamatu venitamisega. Tuulepargi täpseid mastaape veel kivisse raiutud ei ole, kuid kohalike sõnul on arendajate poolt laual soov luua park, kus oleks 24 300 meetrist ehk sisuliselt teletorni pikkust tuulikut. Põhimõtteliselt, kui me siit käega osutatud suunal näitame, kus paistavad need nii-öelda põhupallid, siis sealt kilomeeter neid põlde me enam põldudena ei näeks, vaid siin oleks tuulikud. Ehk siis, kui sa siin sama laiamaal rohid, siis tegelikult terve aja sa saad tuulikute all põhimõtteliselt olla. No ma loodan, et ma labaga vastu pead ei saa, aga põhimõtteliselt nad teevad ju häält ja sellist vaikust põhimõtteliselt nagu meil täna siin on, seda ei oleks. Kuivõrd küsimus on nii laetud, on paljud erakonnad ja valimisliidud pannud tuulikute küsimuse ka oma programmi. Vinni vallas on kõige sõnakam tuulikute vastane erakond hetkel EKRE. Meil ei ole mõtet ehitada kullast rahvamaja, kui meil ei ole inimesi, keda sinna kutsuda või teha uusi koolimaju, kui inimesed on tuulgenite tõttu lahkunud vallast. Kõik erakonnad ei ole ka tuulepargile sugugi nii kardinaalselt vastu kui EKRE. Endine vallavanem Rauno Võrno, kelle ametiaega jääb tuulepargi üldplaneeringu vastuvõtmine, on seisukohal, et suurele tuulepargile ollakse vastu juhul, kui kohalikud sellega nõus ei ole. See on huvitav, et enne valimisi võetakse selline seisukoht. Võimalik, et juhtub nii nagu Kaja Kallasega, et pärast valimisi ütlevad, et loomulikult me oleme tuulikute poolt, te poleks ju meid muidu valinud. See on Evelin arvamus muidugi. Ma arvan, et see on ülepaistatud. Et üks keltskond sellest reklaamib ja on seadnud selle oma valimisvankri ette, aga tegelikult inimesed saavad aru, et teeme asju rahulikult mõistusega. Teeme uuringuid, vaatame, mis saab ja kas üldse saab. Seda, et tuulikute teema on niivõrd terav, ilmestab hästi ka asjaolu, et mitte kõik poliitikud ei olnud valmis täna kaamerate tulema. Isamaa esinumber sõnas nimelt, et see teema on niivõrd emotsionaalne, mistõttu nemad seda enne valimisi ei kommenteeri. Lõhestumist on aga selgelt näha ka tänaval valijate seas. Teie kui kohaliku jaoks, mis need olulised teemad on tänavu valimistel? No need tuuleveskid, me saame aru, et on ju nagu loodusele teeb liiga ja ei taha enda lähele küll. Ehk siis on ikka näha seda, et ka poliitikud teevad oma kampaaniat selle pealt? Jaa, küll. Kui palju teie nüüd lugesite programme läbi ja vaatasite, kes kõige rohkem vastu on, et selle poolt hääletada? No EKRE vist. EKRE. Teadlikult hääletate siis nende poolt ka? Ei. Hääletan, nad ei ole kõigis väga eeskujulikud. Et vahest tundub, et nad on kuidas ma ütlen, vähe haridust saanud. Meil siin kandis ei ole, meie lähedal. Aga kus me odavat elektrit saame? Mis see teie kui kohalike jaoks on kõige olulisemad teemad võib-olla tänavu valimistel? No ikka tuulikud ja haridus.
just tahtsingi jõuda tuulikuteni, et kui palju see ikkagi furoori tekitab kohalikes? No ikka tekitab, aga mitte üleliia. Kõik, kes suhtlevad ja räägivad ja kõik ju tegelikult huvitab, mis see endaga kaasa toob. Me oleme tavalised külainimesed, me ei ole mingisugused hullud vastased, vaid mina arvan, et iga asi võiks nagu koostöös, iga projekt võiks koostöös selles mõttes sündida. Ja täna on küsimus nagu ju mastaapides, et nendes kõrgustes ja nendes kaugustes, et meil siin samas külas paistab üks tuulik ja minu isiklik seisukoht on, et mind ei ole ta hullemaks ega hulluks muutnud.